Tere Tallinna Koda! Tavaliselt iga aasta lõpus teeb koja president ülevaate oma kojale, kuidas siis see aasta läks ja mis tehtud sai. Täna me teeme selle aasta juhatuse tiimiga selle videosse, sest aasta oli teistsugune. Selle aasta kandev teema oli aeg iseendale. Soovisime pöörata tähelepanu koja siseelu elavdamisele, kojamelule. Ja paljud meie tegevused olidki seotud sellega, et koja liikmeid rohkem kokku tuua. Samas aga tõi see aastaga väga palju väljakutseid, mis seda meie plaani takistas. Aga samas ei olnud ka lahendamatud probleeme, mida me ka sellest aastast õppisime. Õppisime tegema asju teisiti, õppisime lahendama olukordi kiirelt. Aga räägin teile sellest aastast, minnes siis läbi kõikide kuude ja alustame jaanuarist, mis algas väga tempokalt, võiks öelda, et isegi lausa plahvatuslikult, mis tõukas käima kõik valdkonnad ja projektid. Aasta alustasime traditsioonilise aasta algus üldkoguga, tegime seda Toompea kojaga koos. Siis seejärel tõmbas meie kojamelu direktor Kerli käima igakuised kojaõhtud, mis siis see aasta me viisime kokku sünnipäevade tähistamistega. Ja jaanuaris oli siis eriti suurejooneline, kus ei puudunud kõhupallid ja väga palju kodalasi. Ja mul oli ka rõõm olla jaanuarikuu sünnipäevalaps. Riina kui meie wellnessi direktor alustas oma tegevusi siis wellnessi valdkonnas ja käivitas Facebooki grupi JC Wellness, mis siis on, võiks öelda, liikumine, et inspireerida inimesi liikuma aktiivse ja tervislikuma elustiili poole. Ja Tallinna Koda oli suurelt esindatud kõikjal. Käisime koos Haapsalus, käisime Rakveres, käisime Tartus Startup Day'l ja veebruari esimestel päevadel ka Rapla stardipaugul. Ja kui nüüd veebruarisse jõuda, siis Kerli käivitas ka meie koja Tallinna Koja naiste klubi. Käidi koos spaas, räägiti siis naiste saunajutte, millest mehed ei tea. Koja õhtu toimus taas veebruaris, väga palju oli osalejaid, toimus F-hoones ja tähistati jällegi sünnipäevi koos mängudega. Ja wellnessi tegevused võtsid samuti hoogu veebruaris, kui käidi koos CrossFit trennis. Me käidi rannavollet mängimas Teras Beachil, jaanuari lõpus oli ka talisuplus. Ja koja arengutegevustest, mida siis vedas meil Laura VP Developmentina, jõudsime rohkem sisulisemate tegevusteni koostöös Eesti Mentorite Kojaga, kui saime alustada mentorite ja menteede kokkuviimisega ja paljud vastutavates rollides inimesed kojas said endale kojavälise mentori. Ja veebruaris toimus ka esimene ja kahjuks siis see aasta ka viimane juhtimisklubi koos Swedbank tegevjuhi Olavi Leppiga. Tänud Mihklile selle organiseerimise eest. Ja jõuamegi märtsisse, mida võiks öelda, et mis oli uue ajastu algus, aga samas kuu algas nii nagu ikka üks koja kuu algaks. Toimus üks koolitus, Thomas Bowie koolitus Communication and Leadership. Seejärel toimus meil ettevõtte külastus koos üldkoguga. Käisime Milrem Roboticsis külas. Seal liitus meie liikmeskonnaga ka Liisa. Siis jõudsime me käia teatris Decameroni vaatamas. Helenile suured tänud jälle meie teatrielamuste toomise eest. Mäletan, et enne veel seda üldkogu ma jõudsin käia Soojamaa reisil, nii nagu vanas maailmas kombeks oli. Ja kui ma tagasi jõudsin, siis 2 päeva pärast seda toimus üldkogu ja 2 päeva hiljem oli Eestis eriolukord. Ja väga paljud kodalased, sealhulgas ka mina, pidime järsku keskenduma oma isiklikele eludele ja koja elu vaibus paariks nädalaks, enne kui ta siis hakkas aprillis taas pead tõstma. Aprillikuud võibki nimetada suurte katsetuste ja eksperimentide kuuks või siis uute mõtete kuuks. Hakkasime kohanema ja mõtlema, mida saame isolatsioonis kojas teha.
algatasime ülenädalased koja õhtud virtuaalselt ja kokku neid toimuski 2 tükki. Saime aru, et inimestel tegelikult tekkis ka karantiinis olles ekraanidest küllastus ja eelistati õhtuti mitte eraldi veel ekraani taga istuda. Aga neid oli siiski vahva teha ja proovisime ka atraktiivsed esinejad sinna kutsuda. Näiteks meil oli üks vestlusõhtu Tauri Tallermaaga, mälutreeneriga, mis siis toimus meil üle Skype'i. Samal ajal Kerli, kes võttis meie koja sünnipäeva projektijuhtimise, pidi hakkama seda projekti ringi mõtlema oma tiimiga. Ja nii siis JCI Tallinn ja JCI Toompea ühine sünnipäevapidu transformeerus virtuaalseks sünnipäevapeoks, mida hakati hoolsalt siis korraldama. Rat Race, mille projektijuhiks oli Kelly, lisaks oma seki kohustustele. Kelly pidi hakkama samamoodi Rat Race'i projekti transformeerima ja Rat Race'ist sai hoopis heategevuslik orienteerumisjooks terviseradadel. Ja Wellnessi projektis osalevad inimesed hakkasid jagama karantiiniperioodil väga hoogsalt Facebooki grupis nii enda vaimse kui füüsilise tervise kohta vahvaid nippe ja juhiseid. Ja sündis ka üks uus äge idee Kerli ja Daisy peas. Alguse sai Häkki iseennast enesearengusari. Ja kõige selle juures oli mul presidendina kõige keerulisem aeg. Just aprillikuus, kui muutused haridussüsteemis ning seoses sellega, et juhtumisel on tegev haridustehnoloogia startupis, siis pidin väga palju tööle pühenduma ja korra käis lained üle pea. Aga õnneks oli mul väga tugev tiimi tugi ja mu mentori tugi. Aitäh nii minu tiimile kui minu mentorile selle eest, et ma jäin veel JCI-sse. Maikuud võib nimetada ärkamise kuuks. Realiseerusid kõik aprillikuus tekkinud ideed. Kevad tõi muidugi üldse positiivset energiat rohkem, sest ilmad olid super ja koroona hakkas taandumisele märke näitama. Õhus oli tunda sellist lootusõngu. Koja sünnipäevapidu toimus virtuaalselt. Nii uskumatu, kui see ei ole, osales päris palju inimesi nii Eestist kui välismaalt ja pidu kestis hommikuni. Hoolimata siis sellest, et see toimus Zoomis. Ja Häkki iseennast enesearengusarja esimene osa toimus ka, kus siis Daisy jagas oma elu ja biohäkke. Ja toimus Rat Race. Rat Race toimus terviseradadel. Sel aastal toetasime Tagasi kooli projekti ja kokku siis saime neid toetada 1118 euroga. Ja Kellile suur aplaus selle projekti sellises olukorras elluviimise eest kõige kiuste. Ja juunis hakkas Eestis normaalsus, mujal maailmas võib-olla mitte, aga Eestis oli lausa paradiis, et inimesed said taas kokku. Toimus Raida Kivikanguri efektiivne meeskond koolitus ja pärast mitmeid nädalaid sai Tallinna Koda ka päriselt kokku. Toimus presidendi grill minu juures koos siis sauna ja super ilusa suveilmaga terrassil. Ja kokku oli meid seal paarikümne ringis kodalasi, et väga vahva oli kõiki sel hetkel näha. Eriti seda võimendaski see fakt, et polnud ammu inimesi näinud. Ja toimus ka Häkki iseennast teine ettekanne siis Sigrid Ojaväe esituses. Ja Wellnessi projektis hakkas peatas ma Tallinna kodalaste huvi tennise vastu. Et oli selline väljakutse, et kes polnud kunagi varem tennist mänginud, said nüüd minna Kelly või tennisetreeneri käe alla õppima. Ja hakati valmistuma juulis toimuvaks JCI Haapsalu tenniseturniiriks. Ja juulis tegelikult väga palju rohkem ei toimunudki kojas, nagu ikka see on olnud aastate läbi. Aga Tallinna Koda käis JCI Haapsalu suvetšillil koos tenniseturniiriga, kus siis ka vahva seltskond osales. Mis meil augustis toimus, oli loomulikult Tallinna Koja suvetšill ja see toimus Saaremaal Pidula Wakepargis. Meid võttis suvelt vastu Ardon koos perega. 2 päeva sai sauna, nalja, võikimist, live muusikat ühislauludega ja palju muud.
ja koja õhtu toimus samuti augustis, käisime Noblessneri kai peal õhtust söömas. Ja toimusid akadeemiad, üks neist siis JCI Nordic Akadeemia, mille korraldamise õiguse võttis Eesti see aasta ja Tallinna kojast Annika Suu võttis projektijuhtimise. Nordic Akadeemia toimus augusti lõpus, väga napilt enne, kui koroona hakkas jälle peatas. Osales 14 JCI-kat 6 riigist. Ja kõik koolitajad õnneks jõudsid ka edukalt oma koduriiki tagasi. Ja Eesti Akadeemia muidugi toimus ka augustis, nagu ikka kombeks, Tallinna kojast osales 4 kodalast. Ja kui me nüüd jõuame septembrisse, siis sai alguse Beewise, mis on juba harjumuspärane traditsiooniline projekt, et vahelduseks oli täitsa tore sellel aastal ka midagi traditsioonilist näha. Dagmar Teppe võttis meil Beewise'i projekti juhtimise ja kojaga me kohtusime ka üldkogul sellises stiilses kohas nagu Odeon. Seal sai meie liikmeks Daisy. Ja loomulikult olime kohal ka septembri lõpus toimunud aastakonverentsil Tartus. Ja kuu lõpus siis viis meid kojamelu direktor Kerli veel Heldeke salongi burleski vaatama. Ja septembriga seoses veel väga vahva on jagada, et Tallinna kojast oli lausa 3 inimest, kes Eesti koja juhatusse kandideerisid ja järgmine aasta ka juhatuses on, et Rasmus, Riina ja Merlin, väga tublid ja kõrget lendu teile. Oktoobris oli selline koolituste kuu väheke, et toimus Merit Vassenaari koolitus Small Talk ja suhtlusnipid. Häkki iseennast sarjas oli siis 3. osa, kus meie värske liige Tagne jagas oma eluhäkke. Ja toimus ka kojaõhtu, toimus Sesselis, väga mõnusas, hubases interjööris. Ja kojamelu raames käidi ka ühiselt maalitrennis kätt harjutamas. Novembrisse jõudes võttis koroona tuure juurde ja valimisüldkogu korraldamisega oli juba kahtlusi, et pidime ka seda korra edasi lükkama, kuni me siiski otsustasime seda teha. Aga tegime siis see aasta teistmoodi, et sai osaleda nii online kui koha peal ja hääletamine toimus elektrooniliselt, et midagi uut sellesse aastasse kogemuse mõttes. Ja liikmeskonnaga liitus meil novembri valimisüldkogul ka Tagne ja Tõnis ja uus juhatus sai ametisse valitud koos siis järgmise aasta presidendi Margusega. Ja novembris toimus ka 4. Häkki iseennast sarja osa, kus siis Mihkel jagas oma nippe elust enesest. Ja toimus veel koolitus JCI Presenter, kus meie hea toetajaliige Margit oli koolitajaks. Ja kõik said siis tema käe all oma esinemisoskusi paremaks lihvida. Ja olemegi detsembris. Et koroonaga pidi ka kohanema presidendi pall täiesti kategooriliselt, ei toimunud nii, nagu me ootasime. Toimus virtuaalselt, presidendi kett sai üle antud väga väikses endiste presidentide ringis, salvestati videosse lihtsalt. Aga sellegi poolest kõik need traditsioonid said tehtud. Võiks öelda, et sel aastal ei tundunud kehtivat see tuntud Tallinna koja ütlus, et same shit, different year. Oli äärmiselt palju muutusi, mida me ei osanud oodata, kui me seda alustasime. Nii positiivsed kui vähem positiivsed muutusi. Ja kindlasti läinud see plaanipäraselt. Aga olen väga-väga uhke selle üle, et selle muutuste tormi keskmes on Tallinna koja selle aasta juhatus püsinud koos. Ja siinkohal ma annangi vahepeal neile sõna sellest aastast, mida nad soovivad teile edasi öelda. See aasta on väga hea näide sellest, kuidas mündil on alati 2 külge. Jah, me ei saa täna lubada endale seda luksust, et me sõidame erinevatesse linnadesse, külastame oma vanemaid, vanavanemaid, aga samas ettevõtlike noortena me kurdame päris tihti, et meil ei ole piisavalt aega iseendale. Miks? Sest me oleme ennast huvitavate ja ägedate projektidega või tööalaste kohustustega üle koormanud.
Nüüd selle mündi teine pool ongi see, et täna on meil võimalus lugeda raamatuid, minna loodusesse, vaadata lemmikseriaale, veeta aega lastega, teha kõiki neid asju, millele varasemalt me oleme leidnud vabanduse, et meil ei ole aega. Meil lihtsalt ei ole täna aega sellega tegeleda. Kallis Jessikas, ma kutsun sind üles mõtlema ühe asja peale, mis tekitab sinust täna negatiivset tunnet või rusub sind kuidagi ja vaatama selle mündi teisele poolele. Ükskõik, kas see on väike probleem, suur probleem, seal on alati midagi veel, midagi, mis tekitab sinust kergema tunde, annab motivatsiooni selle rusuva asjaga tegeleda. Ma soovin sulle häid pühi ja ilusat aastavahetust. Usu mind, see aasta oli raske ja ma võin sulle öelda, et ei lähe kergemaks, küll aga me muutume alati kõigest sellest tugevamaks. Ja see ongi kõige olulisem. Ilusat pühi kõigile! Tere, armas kodalane! Aasta tagasi ei teadnud me keegi, milliseks see 2020 aasta kujuneb. Aga ma olen kindel, et me kõik andsime endast parima ja saimegi päris hästi hakkama. Ning läheme uuele aastale vastu optimistlikult ja palju suuremate kogemustega. Ma soovin kõigile rahulikke jõule kõige kallimate seltsis ja et uus aasta tooks palju meeldejäävaid ja meeleolukaid hetki. Soovin, et võiksime koos osaleda paljudel toredatel üritustel. Kõigi terviseks tõstan klaasi. 2020 aasta kindlasti on kergete killast. See täis keerlemisi, pöörlemisi ja väga palju muutusi. Ja oleme sujuvalt jõudnud jõuludesse ning kohe-kohe on oodata aastavahetust ning uut aastat. Tahan teile kõigile soovida meeleolukat, piparkogi hõngulist ja rahulikku jõuluaega ning värvilist, kärarikast ja väga palju häid sõpru täis aastavahetust ning et uus 2021. aasta tuleks vägev ja väga-väga edukas. Minu kallis Tallinna koda, aitäh, et andsite sel aastal mulle võimaluse kotta panustada. See aasta on olnud minu jaoks väga arendav ja kasvatav aasta. Uueks aastaks ma soovin kõigile hästi vinget enesearengu aastat. Ma soovin ainult häid koolitusi, ägedaid akadeemiaid, tuliseid diskussioone ja mõttevahetusi, milles sünniksid välja uue mõjuga projektid ja muud ägedad ideed. Head vana aasta lõppu kõigile! Tšau! Kas sa tead, et eelmine nädal toimus valguse võit pimeduse üle? See tähendab seda, et oli talvine pööripäev ja päev pikeneb nüüd kuni suvise pööripäevani välja. Ja vanarahva kalendri järgi oli see ka aastavahetus. Nii et igati paslik aeg soovida imelist uut aastat. Nautisite oma lähedastega, kallista oma sõpru, hoia ühendust ja mis veelgi enam, mine metsa, sest loodus on see, mis on praegu ime ilus, mis tasakaalustab ja harmoniseerib meid. Võta sõber kaasa ja mine metsa. 2020 on olnud nagu üks voolav jõgi, nagu see Pärnu jõgi, mille ääres ma parasjagu olen. Meil kõigil on olnud enda väljakutsed, enda õnnestumised, ebaõnnestumised ja nii ka minul. Ma loodan, et me kõik oleme midagi see aasta õppinud sellest, mis meie ümber toimub. Ja teile, JC Tallinna koda, ma soovin julget pealehakkamist. Mitte midagi ei juhtu, kui te ise ennast ei liiguta. Et nothing happens until you move. Et kasutage seda positiivset keskkonda ära. Ja kohtume juba uuel aastal uue hooga. Loodetavasti saab see hoog olema hea ja häid jõule, kui see video peaks veel jõulude ajal välja minema ja head uut aastat. Tere, soovin teile meeleolukat aasta lõppu ja arenguvõimalust ja rohket uut aastat. Ja selline oligi JC Tallinna aasta 2020. Crazy, erakordne seiklus ja mälestusi oli palju. Ja kui sa küsid, mida president sellest
aastast siis õppis siis ennekõike seda, kui tähtis on minna teele õigete inimestega, kui tähtis on usaldus ja üksteise hoidmine. Ja peamiselt sain teha ka suurema rahu iseendaga ning enda hirmudega. Ta oli kindlasti minu jaoks enesearengu teekond. Ja ma soovin sulle, hea kodalane, et võtta aega iseendale, et vaadata tagasi, teha märkamisi sellest aastast, leida uusi õppimisi ja võimalusi, millega järgnevad aastad enda jaoks meelepäraseks muuta. Soovin sulle head uut aastat!